Jaa, ilus on sul siin küll. Ilusam kui ministeeriumis. No igatahes kuidagi valgem. Nad ei ütlekski, et see on sul siin mullatööde kontor. Mullatöid on igasuguseid. Jaa. Aga kus sa said selle, kus sa raha said? Kohatu küsimus. No kuule, me oleme ju äripartnerid, mis? Me ei ole veel partnerid. No ikka. Kas sa andsid juba ministrile lahkumisavalduse? Näed siis. See vabadus on üks vastik asi. Pead ise otsustama. Kas sa rabad riigitööd ja sured nälga või kolid mõnda edukasse firmasse? No mis sa sellest ühest lausest nüüd nii kaua? Ja ma mõtlen, kust ma sinu asemel uue mehe saan? Jah, ega minu asemel iga üks. Ja samas ma mõtlen, kas mul on üldse vaja üldosakonna noorema referenti? Ma tänan sind tehtud töö eest. Ma tänan sind ka. Ja mul on sulle üks isiklik palve. Ja. Ära palun solvu, kui me sind pidulikult ära ei saada. Kuule, sellel ei ole ka inventariseerimisnumbrid peale. See on su isiklik asi, jah? See on sul see samad asjad ja see sama kohver, mis asumiselgi. Jaa. Kas tead, ma olengi ennast siin ministeeriumis tundnud nagu asumisel. Nii, ongi vist kõik. Ministriga said asjad klaariks, jah? Jaa, ma jätsin kõik, andsin kõik poolikud projektid, andsin üle. Ainult üks asi veel. Ja vaata, see on asi, mille kallal ma olen viimasel ajal südamega töötanud ja kaua. Tegelikult muidugi, mis see minu asi on, aga tead, mul oleks hea meel, kui sina seda asja edasi ajaksid. Mul ei tea, et mul on seda kantsleri tööd nii palju. Sellepärast, et siin ei saa palja jõuga, nii nagu Monsi või palja peaga, nii nagu magister. Siin on vaja veel midagi. Ja sinus seda midagi on, ma tean. Jäta need sisulised asjad, jäta kõik magistrile. Tead, ja see on ainus projekt, mille pärast ma oleks võinud veel siia ministeeriumisse edasi jääda. Kui minister oleks öelnud, et ära mine, Marssal, meil on sind vaja. Kuule, jäta järgi. Mul on see, mina olen ainult kantsler. Aga ta ei öelnud. No vaat, mul on siin mõned kavandid. Võib-olla te saate neid kasutada. Probleem milles? Vaata, no ma olen palju mööda maailma ringi käinud ja tead kõigis sadamates naised, no ma olen sellest rääkinud. Ühesõnaga, kui neile öelda Eesti, siis nad ütlevad kohe, Marssal, Marssalit me teame. Neile seostub Eesti konkreetselt ühe asjaga. No okei. Aga ülejäänud välismaa mass ei tea Eestist mitte midagi. Ja nende jaoks peaks meie ministeerium välja töötama või otsima mingi asja või nähtuse, mis neile kohe pähe lööks, kui neile öelda Eesti. Kusjuures see asi peab olema positiivne. Vaat, kui te selle asja üles leiate, kui te selle kampaania käima lükkate, siis te olete üks väärt ministeerium. Mine kuula, Marssal räägib suga. Mis kuradi voodi? Räägigi selgelt, ma ei saa mitte midagi aru. Kuradi voodist ei jahuta, ära mine sinna. Ei, ma ei öelnud teile, tähendab, minister voodis. Ära mine sinna. Mine ära. Kellega tal oli kokku lepitud? Ja no kuulge, ei saa olla niisugust asja, kurat.
siin on ministeerium. Te veel ei tea, kellega te räägite. Ja ärge palun, kurat, helistage enam siia. Kurat, ajakirjandus nagu šaakalik kannul, tead. Kutsu mehed siia, me peame nõu pidama. Kuule, said nüüd tööd teha, ma ei lasknud kedagi sisse sinu juurde. Kutsu mehed siia. Tead, see, et mul on populaarsus nõrk, see mind nii ei üllatagi. See on normaalne. Ma olen vähe aega olnud minister. Kõik on olnud vähe aega ministrid. Aga see, et mina olen ainus, kes ei ole isegi tabelisse mahtunud. Miks sa mulle seda räägid? Minu populaarsus on sinu rida, kui sa oled avalike suhete vanem konsultant ja vastupidi. Minu rida on sinu populaarsus. Just! Koos me peame muretsema minu populaarsuse pärast. Issand, kui palju häid pilte meil on. Näed, mis see on? Näed, need on Eesti parimad fotokunstnikud on need teinud. Minu meelest on see suurepärane pilt. See on väga hea minister. Rahvale peaks meeldima selline minister. Ma küsin sinult, miks ei ole see pilt ilmunud Eesti Peeglis? Ammu pidi juba ilmuma. Nad tahavad ühte pilti veel, ma ju ütlesin sulle. Ja. Oota, mis pilti? Magamistuba. Mis on minu magamistuaga? No nad tahavad kohe seda, et näitaks nagu rahvale. See on nalja, teed, ma olen minister ju. Nad tahavad seda pilti, nad ütlevad, et ilma pildita nad ei taha mitte ühtegi teist pilti. Vaat niisugune rahvas on meil praegu. Aga mul ei ole seal ju midagi erilist. No ma ütlesin, et ei ole. Ja et ega mina ei saa seda lubada. Et minister ise lubab, siis palun. Lubasid sulle täna helistada. Need, kes voodis tahtsid pilti. Kus sina tead? No kas see helistas? Maaere saatis nad pikalt. Mis jama see siis nüüd on? Oot. Tegeleme nüüd praegu põhiliste asjadega. No mis see nüüd on? Siis Maaere on nagu riik riigis juba. Ja. Teeb, mis tahab. Ta ei lasknud ka sinu juurde sisse. Ei, seda ma palusin. Ma tahtsin nende arvudega ühe hetke üksi olla. Ja ma saan aru, aga sa ütled talle vähemalt, et ta kantsleriga ei jauguks. Ja. Maaherraga on mul ise jutt täiesti. Nii. Aga nüüd teie juurde. Mul ei ole meeles. Kuna oli viimati see hetk, kui ma kuulsin teilt mõnda uut ideed? No see ei ole nagu kantsleri funktsioon. Kes vastab? No ma siin ühe projektiga olen natukene nakitsen. No ma mõtlen nii. Ütleme, kui Soome oleks nagu tähendab siis jõuluvana maa, et Eesti võiks olla siis nagu jõuluvana vennamaa. Et niisugune maa, kus elaks nagu jõuluvana vend. Et Santa Clausil on näiteks kaksikvend. Ja see vend oleks niisugune vend, kes oleks nagu tähendab siis Santa Ants. Ja see Santa Ants oleks vaat selline vend, kes elaks paksuks metsas, kus kõik hundid ja karud käiksid kõik sees ja rebane lassid seal katusel. Vaat seda peaks edasi mõtlema. Eks ole? Et kuidas seda nüüd maailmast nagu müüa? Ma olen seda kusagil juba näinud. Ma arvan, ma olen seda näinud Marssali töölaual. Nojah, me Marssaliga nüüd kahekesi nagu arendamegi seda plaani edasi. No. Tähendab, see on niisugune asi, et ütleme Austraalia, mõtleme känguru, eks ole. Ütleme Eesti ja mõtleme, vaat mida me siis mõtleme. Eestis sul ei ole känguru, eks ju? No aga midagi siin on või teie arvates ei ole absoluutselt mitte midagi? Aga mis siin on? Vaat selle